Peamine tüliõun tundub olevat MRP miitingu korraldamise õigus, mille Liim sellel aastal lihtsalt kiiremini jõudis registreerida. Madisson oli saabudes viisakas ja läks Liimi käest luba küsima kõneks. Kõik järgnev on aga nüüd teie ees. Sellise märgiga mehi mis seal märgil viga on? Mis seal märgil viga on? No eks sa ise tea. Eks sa ise tea. Kuule, esimese hirvepargi tegin mina, eks. No ma mäletan. Ja miks sa siis esimese hirvepargi tegijale, kes 6 aastat istus MRP avalikustamise eest Gulagis ja sa ei anna mulle sõna? Tead, mis? Mind sa ei kutsunud ja ma ütlen seda, kui ma tegin hirveparke. Sina ei tulnud. Kui sina oleksid tahtnud sõna, ma oleksin sulle sõna andnud. Kui sa rääkisid, ma ei seganud vahele, nüüd on mina. No. Ma tegin mitu korda hirveparki, palusin siis, et tule siia esinema sel ajal, kui kellelegi huvi pakkunud, siis ütlesin, ma ei tunne selle vastu mingit huvi. Kunas ma seda sulle ütlesin? Kunas sa seda hirveparki? Lausa Riiuga tõin siin hirveparki esinema. Sa esitasid tingimused, et tulen siis, kui sa mulle raadiosaate teed. Ma organiseerin sulle tunniajase raadiosaate päeve enne. Aitäh. Saan ma sõna siis? Ma usun, et mitte. Jüri Liimi arvates blokeeriti tema üritust juba algusest peale. Mehe hirm polnud asjatusest ega rahvast just väga palju kohale ka tulnud. Sul on mingi sõnum ka täna, ma saan aru? Ei, mitte midagi erilist, jah, natukene lihtsalt. Ma olen alati arvamusel olnud, et millegi vastu olemine on tavaliselt ebakonstruktiivne, millegi poolt olemine tunduvalt konstruktiivsem. Ma lihtsalt tahtsin öelda mõningaid asju, millega me tundub, et oleme hirmsasti ära harjunud ja hirmsasti omaks võtnud. Aga ükski rahvas ei ela müütideta, aga need müüdid on meile tihtipeale lihtsalt peale surutud. No tooks näide. Noh, kas või too sama, et me oleme sellised laisad ja joodikud ja nii edasi, väga isekad. Ei ole tegelikult niimoodi, sellepärast, et läbi ajal on meid kirjeldanud tavaliselt ikka mitte me ise. Meil subjektne ajalugu selles mõttes puudub, on väga noor, aga meid on ju kirjeldanud alati kas siis siia tulnud vallutajad tavaliselt või nendega kaasas olnud isikud, mingisugused proovireisijad ja nad on teinud seda ikka, teinekord heatahtlikultki, aga ikka oma mättaotsust ja oma kultuurikontekstiga võrreldes nähtuna. Aga ma tahaksin nüüd, eriti Kanal 2 oli ainukene, kes avaldas, et hirvepargis midagi toimub. Eirati Isamaa valitsuskoalitsiooni liikmete vastavaid pöördusi. Mina käisin kõik kanalid läbi personaalselt. Mitte kuskil, mitte kõppugi. Tähendab, kodaniku algatust eiratakse, kuigi ütlevad, kodanike algatusi ei ole. Ühtedel seltskondadel ütlesin, kas ma tõesti pean välja tooma Haakresti või kuulutama, et ma panen Toompea lossi põlema. Et siis ehk kuulutate, et meil toimub üritus. Reporteri arvates oleks Eestile märksa kasulikum, kui 2 kanget Eesti asjaajad omavahel kokku lepiksid ja jõud ühendaksid. Tänane lahkumine küll mingeid leppimise märke ei näidanud. Lõpp läks ikka päris karmiks, oma osa sai ka rahvaseas rohkem kojamehena tuntud Tarmo Kruusimäe. Mina olen MRP avalikustaja, mina istusin 6 aastat sellest Gulagis. See on ajalugu. Mis ajalugu? Ja teie olete nüüd selle üle nagu võtnud või? Keegi ei ole midagi üle võtnud. Ei, aga miks te mulle sõna ei anna siis? Miks te mulle sõna? Teie kaaperdasite hirvepargi ürituse ära. Ma ei saanud kurat registreerida, kuna teie registreerite kuradi talvel juba ära seal. Mina tahtsin seda tänasel päeval registreerida. Lõpetasid? Mis lõpetasin? No nii, ma vastan. No? Eile sa said sõna. Mida ma sain? Sina olid sõnaandja või? Sai see tegid ürituse? Tegin. Ja. Mina tahan 23. võib-olla teha seda, mida mina alustasin ja 6 aastat Gulagis istusin. Tahtmine on taevariik, saamine see ise asi. Aga me ei ole veel lõpetanud. Me ei ole veel lõpetanud. Ma palun nüüd lahti. Siin on väga samamoodi. Me ei ole veel lõpetanud.